Kui vajutada nendele lülititele, süttib valgus ja elekter hakkab voogama. Täna Riigikogus pandi tuled põlema selleks, et arutada, kas mingil hetkel võiks siin joosta ka tuumaelekter. Kui keegi tahaks täna hakata ehitama tuumajaama, siis ei tohiks. Seadused ei luba. Aga tuumajaam oleks abiks, ütles täna Riigikogus toimunud konverentsil elektri eest vastutava Kliimaministeeriumi esindaja. Täna me räägime siis 200-300 megawattisest väikereaktorist, mis siis annaks olulise panuse Eesti siis baaskoormuse juurde ja see on ikkagi meil vajalik selle jaoks, et oleks stabiilne energia meil pidevalt kättesaadavalt, et me ei sõltuks ainult meie taastuvenergia tootmistest või ka välisühendustest. Et seadused tuumajaama päriselt ehitada lubaks, peab olema vastu võetud tuumaenergia ja ohutuse seaduse eelnõu, aga sellest seadusest veel ka ei piisaks. Ei ole päris niimoodi, et kui me nüüd selle seaduse on vastu võtnud, siis nüüd täitub Eesti tuumajaamadega, vaid ikkagi iga konkreetse rajatise puhul tuleb ikkagi see protsess ilusti läbi käia ja kõik need asjad ära kaaluda. Ja siis, kui on ehitusluba väljastatud, siis sealt võiks võtta, et on selline tavapärane menetlus juba. Tuumaenergia ja ohutuse seaduse eelnõu jõuab veebruari lõpus või märtsi algul Riigikokku. Ma arvan, et selline üldine tendents on pigem informeeritum ja rohkem võib-olla sellises toetavas suunas, et sellist, ma arvan, et isegi paduvastaseid võib-olla nii väga ei olegi, pigem on erinevaid küsimusi, millele tahetakse saada selgeid vastuseid. Et selleks, et seda otsust siis vastu võtta, kas jah või ei. Üheks küsimuseks on ohutus. Tuumaõnnetusega tegelemiseks ei oleks praegu Päästeamet valmis. See tähendab, et me peame endale soetama täiendavat varustust ja et siis arendama osades päästekomandodes välja siis erivõimekuse. Aga esmased kalkulatsioonid on Siseministeeriumil oma haldusala peale tehtud. Ja mis suurusjärgus need on? No me räägime ikkagi 10 miljonitest eurodest. Aga kuhu tuumajaam tuleks? Praegu mõeldakse asukohale päris laia kaarega. Hetkel planeerime riigi eriplaneeringu raames tuumajaama Ida- ja Lääne-Virumaa piirialadele. Et hetkel algatatud riigi eriplaneeringu raames on planeeringuala suurus 1285 ruutkilomeetrit, mis on väga suur ala ja võimaldab meil siis valida piisava ulatusega nii tuumajaama jaoks asukohta kui ka siis vajaliku taristu jaoks asukohta. Aga kas tuumaelekter oleks ka odavam? Järgneva intervjuu paremaks mõistmiseks meenutame, et aasta keskmine börsielektri hind on praegu umbes 90 eurot megavatt-tund ehk 9 senti kilovatt-tund. Oma hind koos kapitalikuludega, mis on väga suur osa, kuskil 80-85 eurot on esimesel 20 aastal. Kui me vaatame Soome ja Rootsi tuumajaamu, siis peale seda, kui kapitalikulud on kantud, on need opereerimiskulud siis aastakümneid 25 eurot, 27 eurot megavatt-tunni kohta. Nii ei tuleks tuumajaam puhtalt börsihinda pakkuma ja suure pakkujana ei taha nad riskida sellega, et börsihind saaks alla mainitud oma hinna. Nii tahetakse saada riigilt garantii, et oma raha alati kätte saadaks. Jah, tõenäoliselt selle nimi ongi hinnavahemehhanism, mille vastu kõiki neid taastuvenergia oksjoneid, aga ka Soomes, Rootsis, Poolas, Tšehhis ja Rumeenias tuumaelektrijaamu planeeritakse. Fermi Energia enda plaanid on, et jaama saaks ehitama hakata 5 aasta pärast ning 10 aasta pärast alustaks jaamtööd. Viimatiste küsitluste järgi toetab tuumaenergia kasutuselevõttu 61% Eesti elanikest.